Igas heas pulmas on üks õhtujuht. Ja Hannes ongi just see pulmaisa, kes muudab lõbusamaks nii pulmad kui ka kolmeka saate. Tere tulemast, isa, pulmaisa. Seda ka. Andres, see on, mis selle kohta öeldakse, see on dad joke või onu Heino nali eesti keeles. Ma tegelikult tegin meelega selle nalja ära, sest ma olen ka käinud mitu korda pulmas ja teinekord olen sattunud pulma, kus pulmaisa ongi, täpselt nagu Greta väga hästi ütles, nagu sellised onu Heino naljad. Sa saad aru, mida me mõtleme? Et ta proovib mingit nalja teha, mis tegelikult ei ole üldse naljaks, nagu mina praegu tegin. Aga tema nimi ei pruugi üldse Heino olla. Ei, see oli jälle, vabandust, kui keegi sollus. Ei, see pole üldse oluline, mis ta nimi on, aga me lihtsalt tõime sellise näite. Kui palju sul on juhtunud niimoodi pulmas, et juhid mõnda pulma ja teed mõne nalja. Heino nali tuleb. Jah, ei toimi nalina. Ma arvan, et see on isikus kinni, et mul ei ole siukseid oma Heino naljasid. Aga kus sa ise tead seda hinnata niimoodi? Näiteks Andres arvab, et teeb head nalja, aga me kõik teame, et... Ja siis on keeruline, sest et kui sa oled nagu pulmas ise, et siis sa ei pea siukseid valikuid tegema, sest et lihtsalt sul leksikonis ei ole siukseid nalju. Ja ausalt öeldes see on üks esimese asju, võib-olla mis pruutvaariku minu poole pöörduvad, et seda me ei taha. Allapoole vööd nalju ei taha ja siukseid asju ei taha. Aga kas on mõni, kes ütleb, et ma tahan just siukseid nalju? Omad mingid väiksed sellised kiiksud on küll pruutpaaridel ka, eks ju. Aga jah, et mina arvan seda lihtsalt, et igale pruutpaaril on oma pulmaisa ja mina ei ole siuke pulmaisa, kes sellist asja nagu kaasa läheb selliste onu Heino asjadega. Aga mida siis tavaliselt pulmaisalt tahetakse? Et on seal kuidagi nagu, ma ei tea, et ärme neid mänge nii palju tee, ärme neid nalju tee, teeme seda nii naa. Ja see on siukene päris keeruline asi tegelikult, sest et sa pead väga hästi tajuma seda seltskonda, kes seal kohale on tulnud, eks ju, ja kui palju nad midagi vajavad. Ja mõnikord on olulisem mitte teha kui teha. Ehk siis anda nagu olemise aega, sest tihti peale tuleb see rahvas kokku, ma ei tea, kas nad üldse kunagi niimoodi kokku on tulnud, eks ju. Nad tahavad tegelikult ju pidutseda, omavahel juttu rääkida, mõnusalt ära olla. Nad ei ole tulnud pioneerilaagrisse mingisuguseid nagu tegevusi tegema. Need tegevused on pigem selleks, et kuidagi aidata pidu vedama, et sa nagu tood see rahva kokku ja aitad neil omavahel nagu kuidagi niimoodi vaikselt lävida. Ja kui neil juba siukene kontakt on olemas, siis ega sul tegelikult väga palju vaja ei ole. Kas täna pulmades neid ameteid jaotatakse, et üks sina oled see kibekarjuja ja sina oled see musitaja. Miks sa sellise häälega neid ütled? Sest et minule ei ole need isiklikult lihtsalt meeldinud, ma vabandan võib-olla sellepärast, et mulle ei meeldi, et keegi hakkab lihtsalt karjuma keset pidu ja kiive. Nüüd sa oled juba võtnud. Juba võtmise. Aga neid ikkagi on ja inimesed tahavad neid, jah? Selles mõttes, et see on üks võib-olla pulmatraditsioon, mis endiselt veel nagu käib, aga ma ütlen, ma arvan, et pooltel pulmadel isegi enam ei jagata nagu ameteid. Pulm midagi olulist ei kaota, sest et minu meelest Eesti pulm on juba sellepärast eriline, et seal on pulmaisa ja seal on tegevused, sest et kui sa käid välismaa pulmades, siis sa ainult sööd, jood ja lähed koju, et sul ei ole sellist nagu melu. Sa oled käinud välismaa pulmades? Olen välismaa pulmas ka käinud. Ja seal on täitsa teistmoodi? Jah, seal kella 7 istusime lauda, kuni kella 11 olime lauas mingi 7 käiku toitu, eks ju. Ja siis eestlased ootasid kõik, millal pidu hakkab, aga siis toodi hoopis tort välja ja öeldi, et nüüd on nagu minemise aeg. Ja said ikkagi raha sama palju, on ju? Ei, see ei ole. Ma mõtlesin, et päris hea pulmaisa olla, pulmas, kus 4 tundi kestab pulma. Kui kaua sa oled pulmaisa tööd teinud? Ma arvan, et äkki 13 aastat või. Mis selle aja jooksul muutunud on? Kas see kava, mis sul on, ilmselt mingisugune põhikava on, eks ju, lisad ja võtad sealt ära vajadusel asju? Mul on niisugune kiiks, et ma nagu ei taha teha liiga palju kordusi. Ehk siis ma nagu iga kord proovin midagi uut tuua nagu enda programmi ja mõelda midagi uut välja. Et mul endal hakkab kuidagi imelik, kui ma nagu liiga palju teen, sest et külalised hakkavad ega korduma. Ongi nii, jah? Tulevad näod meelde, et see oli eile pulmas ja üle oli ka seal. Nad tulevad ise ütlevad, kuule, kas sa olid seal pulmas? Okei, võib
võib-olla seal 4 aastat tagasi seal pulmas tõesti oli. Aga milline sul kõige pöörasem pulm on olnud nende aastate jooksul, mis sul kohe niimoodi meelde tuleb? Lihtsalt tuleb nagu lampi meelde, et seal catering oli liiga vähe klaase kaasa võtnud, eks ju, meil oli cocktail hour määratud, ei olnud enam klaase anda, eks ju, catering oli hõivatud toiduga, siis mõtlesin okei, nüüd, et noh, et pese klaasid ära ja siis saame tuua. Aga ei, mul ei ole aega, siis ma läksin nagu ise nagu ruttu kööki klaase pesema, et läksin ruttu klaasid, et saaks nagu rahvale klaasid välja jagada, eks ju, sükene nagu kaadri taga on ja aga... Et sa natuke nagu pulmakorraldaja ka siis, mitte ainult see... No see ütleme mina võtan seda rolli küll, sest et ega kõik see, mis nagu kuidagi rikub pulmaga kaadri taga või nagu minu tööst kõrval, tegelikult ju mõjutab seda meeleolu ja kogu seda nagu õhkkonda, nii et kui mul on võimalus midagi sinna teha, siis ma igal juhul teen. Et mul ei ole seda, et nagu kööki ma kunagi ei lähe või seda ma kunagi ei tee. Kas sa oled ise abielus? Jaa. Kuidas sinu pulm välja nägi? Just vaatasin neid sõrme, et sõrmust ei ole, sul oled ju 4 lapsi isa. Teile ka ei ole. Kas see on ka popp nüüd uus asi, et sõrmust ei kanda enam? Kaotasid ära, rohisid ja... Ai. Aga ei, tuleb uus sõrmus ja tulevad ka uued pulmad. Okei. Sama naisega? Jah. Okei, sama naisega uued pulmad. Grete, mis see sinu sõrmuslugu hästi ruttu on? Täpselt sama kurb lugu, et... Kaotasid ära, rohisid ja... Ei, mul mees kaotas ära ja siis kaotasin mina ka ära. Meil oli sama lugu, et kaotasin mina ära ja siis mu naine kaotas sahtlisse. Okei, päris tore. Sa ütlesid, et sul tuleb nüüd uuesti pulm justkui. Jah. Kes siis seal neid pulmamänge ja asju hakkab tegema? Ma kujutan ette, et väga keeruline. Väga kõrge. Kuidas see saab olla? Mina ei tahaks sinu pulmas juhtida neid mänge. Jaa, latt on väga keeruline, sest et esimesed pulmad, kui me tegime, siis me tegime ilma pulmaisata. Tegime maakodus, telgis seal kuskil viljapõllu ääres, eks ju. Seekord me tahaksime teistmoodi teha ja me täiesti, kuna mu abikaasa on ka pulmafotograaf, eks ju, siis me oleme päris palju tegijaid nagu näinud, et siis me juba oleme nagu rääkinud, et kes võiks olla fotograaf, kes võiks olla videograaf, kes võiks olla pulmas ja kes võiks olla bänd, et ma nagu, oled nagu palju näinud, aga ei ole veel listi kokku pannud, et ei oska öelda. Aitäh sulle, Hannes! Jah, aitäh teile! Lähme selles mõttes teie pulmapäeva natukene tagasi, teil oli siis natukene teistsugune pulmapäev, teil pulmaisa ei olnud, eks ole? Ei. Aga täna meil on pulmaisa ja meil kogemus puudub, et me anname teile selle kogemuse ka. Ja tõenäoliselt ei olnud teil... Maksma ei pea, jah? Ei. Ja tõenäoliselt teil ei olnud pulmamänge, nii et me teeme teile ühe suurepärase pulmamängu. Ja nagu võluväel on pulmaisa Hannes siia tulnud, saage tuttavaks, Martin Kerli, Hannes. Tere. See on esimene kohtumine. Hannes, sul on üks pulmamäng meile. Ühesõnaga kontrollime, kui hästi see 18 aastat on töötanud, eks ju. Et kas see abielu on niisugune kehtiv põhimõtteliselt? Kui mäng ei lähe hästi, siis abielu on tühistatud, Täna õhtul selgub. No nii nagu USA-s immigratsiooniamet kontrollib, on ja kas... Siia saab allkirjalistada. No nii, hakkame minema. Nii, Kerli, esimene küsimus sulle. Mõlemad kirjutate vastuse, eks ju. Viimane üllatus, mida Martin sulle tegi? Võime tiimiga arutada ka. Ei, no mis meie siin arutame? Meil pole õrna aimugi. Üllatus. Aga Martinil tuli nii äkku selles mõttes. Nii. Nojah, kuna tema tegi, siis tal on ilmselt see meeles, eks ju paremini. Kuidas käärigi? Nii, ja vaata, mis vastused on. Kerli arvab, et viimane üllatus oli aina. Ja Martin süüa. Vaadake, see näitab, mis levelil mõtleb naine ja mis levelil mees, eks ju. Täpselt. Mis üllatus see on? See oli räige üllatus. Ei, teate, naise jaoks ongi iPhone üles, aga mehe jaoks on iPhone, see on tavaline. Tegid süüa. Muidugi suur asi see tegelikult. Muidugi. Martin teebki väga hästi süüa. Nii, Martin, küsimus sulle. Hea vastus. Millele kulub Kerlil päevas kõige rohkem aega, kui töö välja arvata? Kui töö välja arvata? Kui töö välja arvata, see keeruliseks. Muidu ma teaks kohe, mis... Muidugi. Kui te ära kirjutate, näitame ükshaaval. Teeme natuke põnevamaks selle, vaatame. Mille peale kõige rohkem aega? Välja arvatud tööd. Vaata, kus inimesed on tööloomad, neil polegi rohkem aega. Meil ongi 24/7 töö. Jah, ongi. Midagi. Ma pean ju saama millestki süüa teha.
kes näitab kõigepealt? Martin arvab, et see on saun, okei. Milline Kerli, üllatus? ma küsin korraks, kui sa käid iga päev saunas siis? Vahepeal käisin. Või sa võtad pikalt leili või miks? Ei, mul on see saunamatt ja siis ma arvan, et miks talle see nagu kõige rohkem meelde tuleb, on see, et ma pean sinna kuidagi saama ja sealt ära ka saama ja seda peab tema tegema. Nii, aga Kerli kirjutas ja hoopiski midagi muud. Jaa, mina panin ikka töö asja. Ma oleks tahtnud panna seda, aga see... Ma mõtlesingi, et ma tahtsin kirjutada nagu sotsiaalmeedia, et sa nagu pead olema kursis ja tegema. Teha, ma arvan, seda instat, eks just. Ei, seal ei saa. Ei, seal ei saa, mul on käed seal, ma olen seal kinni. See on Martini kõige parem õhtune aeg, vaata. Naine ei vimple kodus ringi. Rahul ei virvenda silme ees, et on jumal paigal. No nii, võtame veel. Majapidamistöö, mis sinu abikaasale kõige vähem meeldib. Ma tean, mis Jürgen on. 1, 2, 3. Martin näitab. Nõudepese. See viimane küsimus päästis pärast abielu. Teie abielu jääb püsima. Yes! Me saime vähemalt ühe asja. Saimegi selle tõestada. Hannes, suur tänu, sinuga me kohtume veel. Varsti saame sinuga juttu ka rääkida, aga meie läheme Martini ja Kerliga nüüd tagasi diivoli peale ja räägime nendega siis juttu.